Jumal tahab meie südameid ja meie mõtteviisi avardada. Ja lihtsalt nagu me oleme siin palves olnud, aga võtame praegu selle otsuse, et me laseme tal avardada meid. Et ärme võta nagu sellest jutust, ma ei tea, võib-olla sulle ei meeldi need näited, võib-olla sulle ei meeldi midagi, sa pettud ja sul tekib mingi trots või midagi. Ma juba ette ruttavalt tahan selle, et me võiks selle maha panna. Lase Jumalal rääkida sinu südamesse. Just nii, nagu tema tahab rääkida. Ja võib-olla see on üle vindi sinu jaoks. Võib-olla see on liiga palju sinu jaoks. Aga me paneme praegu Jumala ees selle otsuse, et Jumal, mis iganes siit tuleb, see olgu sinu käes. Sobib? Kallis isa, me täname, et võime praegu sinu ette tulla ja oma südamed sinu ees avada. Tule avarda meie südameid oma armastusega, oma mõtteviisidega, meie mõtteid ja meie elu. Tänu Jeesus, et sinu tervendav vägi ja sinu vabastav vägi on siin. Halleluuja, kiitus sulle. Aamen. Me varasemalt pühapäevad oleme kuulnud mitmeid ülestõstvaid, julgustavaid tunnistusi. Meiega rääkis eelmisel pühapäeval julguse ja ebausu piirist ja sellest ususammust, mida astus veritõbine naine. Ja ta jagas mitmeid julgustavaid lugusid, mida Jumal on teinud. Nii äge on kuulata neid lugusid. Ja sellest eelneval pühapäeval me kuulsime ka tunnistusi, mis olid nii vägevad, mis ühes perekonnas toimusid, kuidas Jumal tegi ime otsa. Ja see tõstab meid ülesse ja me kasvatab meie sees usku. Ja see on võimas. Ja teiselt poolt, kui me läheme siit välja, me näeme neid negatiivseid asju ja siis me usk võetakse maha. Aga ma kuulsin neid ägedaid lugusid, kus Jumal siinpool seina siis on. Tekib vahest siuke mõte. Ja Jumal pani mul südamesse rääkida mitte kõige uuemast teemast, aga lihalikust mõtteviisist ja vaimulikust mõtteviisist. Mõtlesin, kas ma hakkan täna siin joonistama, aga ma ei tee seda füüsiliselt, aga ma soovin siin kutsuda oma mõttes, ma tahan teile joonistada mõttes neid pilte, et te saaksite samastuda sellega, selle olukorraga ja minna selle sisse ja mõelda, mis sina teeksid nendes olukordades. Me kõik teame, milline on lihalik mõtteviis, tegelikult me oleme neid loetelusid kuulnud, meil juba pähe kulunud. Ma lihtsalt käin korraks üle. Siin on tegelikult Galaatias on ka väga hästi need üles toodud, aga ma panin siukse loetelu lihtsalt, mis tuli südamesse. Lihalik mõtteviis on surm, hirm, ärevus, andeks andmatus, viha, usaldamatus, vandenõu teooriad ja nendesse uskumine. Toimida enda tunnetest, lähtuda oma tunnetest ja emotsioonidest ja tõeks pidamistest ja patu õigustamine ja kinni mätsimine. Vaimu mõtteviis on elu, rahu, andestamine, armu kogemine, jagamine, armastus, püha vaimu kuulamine, kuuletumine, igatsus lähedasema osaduse järgi, isa, poja ja püha vaimuga. Usaldamine, kui kõik ei tea ega vastuseid pole. Ja soov mitte pattu teha. Ja kui juhtub, siis kohe puhtaks ja edasi. Ja paljudel on küsimus, et aga miks nii palju võitlemist, see on kahe poole vahel. Ühel pool on üks ja teise pool on teine ja kogu aeg peab mingi võitlus olema. Ma midagi koos Jumalaga suudan võita mingi võitluse, siis hakkab järgmine võitlus. Kaua võib?
Kutsume Taavi Libe. Aga üks asi on see, et selles vaimse mõtteviisiga neid võitlusi võideldes on need võitlused palju lihtsamad, sest et sa ei võitle üksinda. Vaimse mõtteviisis sa annad selle üle ja sa võitled koos Jumalaga. Ja sealt tuleb see tugevus, mis Jumal tahab meile anda. Nii et ja me lähme sisse nüüd nendesse punktidesse, mis siin nendes mõtteviisides on. Hirm maailmas. Keerad teleekraani lahti, keerad raadiokanali lahti. Hirm, ärevus, sõjad, tapmine. Kõik, mis sealt tuleb. Ja kuidas see meid laastab siis? Ja kuidas see haarab meie emotsioone ja tundeid tegelikult nii tugevalt? Ja siis õigsus ja õigustunne tuleb meie sisse. Peab asjad korda saama. Tuleb need inimesed paika panna. Ja nii nagu Jeesus tuli maa peale ja tema jüngrid ootasid mõnes mõttes seda, et ka poliitiline vabanemine tuleb. Et nüüd tuleb Jeesus, temast saab kuningas ja ta vabastab meid sellest Rooma okupatsioonist. Ja kõik nagu ootasid ärevuses ja põnevuses, et nüüd saab asju juhtuma, mõtle, kui vägev tegelane on tulnud. Ja kui palju pettumust oli siis, kui Jeesus ei teinudki seda. Kui palju oli ära langejaid. Ka Peetrus sel hetkel salgas Jeesuse. Sest tema sees oli ka sisemine ootus, et nüüd asjad muutuvad, nüüd murdub midagi. Ja Peetrus langes tegelikult sellesse inimlikku mõtteviisi. Oli üks moment, kus see on Markuse 8. peatükis ja 31. salmis Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning 3 päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust. Tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Mõnes tõlkes on mitte vastupanija, vaid kurat. Tagane minust, saatan. Appikene, sa oled nii kaua Jeesusega koos käinud, nüüd järsku oled sa saatan. Aga see mõtteviis, mis temas oli, see väljendas seda mõtteviisi, mis Jeesusel ei olnud okei. Ja ta sõitleb teda selle pärast. Ja vahest on meie sees ka see, et me loodame, et Jumal lahendab mingid olukorrad ära ja kui neid ei lahenda nii, siis tekib meil see, aga see peaks niimoodi minema. Miks Jumal ei hoolitse selle või teise olukorra eest? Ja meie mõtteviis nagu lähtub tegelikult sellest inimlikust mõtteviisist. Ja mis ütleb meile roomlaste 8. peatükis, loen 5. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda.
kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Ma näen nagu siin seda kohta, kus Jeesusele ei meeldinud see, mismoodi Peetrus mõtles sel hetkel. Kas meie elus on ka neid hetki, kus me mõtleme mingil viisil, mis Jumalale ei meeldi? Ma arvan, et on. Vähemalt minul on. Miks me kipume uskuma kas vandenõuteooriaid või jälgima mingeid kanaleid ja kõik, mis toodavad seda hirmu? Meil on seda jutlustatud siit jätkuvalt, aga me teeme seda ikkagi. Me kogume endasse seda viha, pettumust ja kogeme seda õiglustunnet, et nüüd peaks midagi juhtuma ja keegi peaks need inimesed paika panema, kes selliseid asju korraldavad. Et kas siis ei ole sellist tugevat rusikat või mingisugust tugevat relva, mis seda teeks? Ka meie kristlastena mõtleme niimoodi. Aga kus on Jumal selles loos, sinu elus? Kes on täna Jeesus sinu jaoks? Selles samas loos, kus Peetrus läks noomima Jeesust, natuke aega tagasi, seal samas hetkes, Jeesus küsib talt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Ja Peetrus ütleb, sina oled Messias. See sama mees, ühtpidi ta nagu teab, kes on Jumal. Ja teisel hetkel ta ütleb, et ei, ärgu seda sulle juhtugu. Ära sina räägi selliseid jutte, eks ju, ütleb Jeesusele. Ja Jeesus on sellest ärritatud, sest et nüüd ta räägib nagu inimene. Ja saatan saab kasutada seda inimlikku mõtteviisi ka Jeesuse vastu näiteks. Ja samamoodi meil, kui me suhtleme üksteisega ja me oleme inimlikus mõtteviisis, siis see mõtteviis on süüdatud tegelikult saatana poolt, mis hakkab nagu meie õdesid vendi, me saame olla talle kas komistuseks, teha talle haiget, selle inimliku mõtteviisi ja käitumise ja oma emotsionaalse ja kõige sellega, mis sellest lähtub. Ja kui me mõtleme kõigi nende sõdade ja olukordade peale ja ma arvan, et ei ole nagu vale palvetada, aga iga kord, kui ma kuulen nagu seda, et palvetame maailma rahu eest, see on nagu sükene kes need on need ilusad tüdrukud seal lubavad, et modellid või missid, jah. Missid, et mis te soovite? Maailma rahu. Põhiline sükene klausel, mis käib siis maailmale rahu. Aga siis Jumal on lubanud meile täieliku rahu sellesse maailmasse. Ei ole. On olukordi, mis peavad sündima. Ja Matteuse evangeeliumis räägib Jeesus sellest templi lammutamisest ja mis kõik peab sündima ja jüngrid küsivad talt, et mis sellele järgneb ja nii edasi.
natukene kaotasin järje, vabandust. Nii. Jeesus ütleb Matteuse 24. 6. peatükis. Tegelikult juba oleme varasemalt. 4. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest, sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Ja näljahädasid on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Milline auline kuulutus meile. Justkui. Aga selle kõige keskel ütleb, et ärge ehmuge, ärge kartke. See ei tohiks meid kõigutada. Ja siin on nagu väga niisugune oluline samm sellel, et millise mõtteviisiga sa oled. Lihalik mõtteviis laguneb selles punktis ära. Sa mõtled, et see ei ole võimalik. Midagi ilusat peab siin olema ju. Jumal on ju nii võimas, tehku kõik korda. Kohe. Jumal ütleb, ei, minu plaan on selline. Ma annan sulle rahu, ma kaitsen sind selles olukorras, ma viin sind läbi sellest õudusest. Usalda mind. Ja nüüd sa oled selles kahe nende mõtteviisi vahel seal. Kuhu ma langen? Millisesse mõtteviisi ma luban endal langeda? Veiko ka rääkis eelmisel või kuu alguses, et nendest sõjadest ja asjadest, aga Jumala sõna ütleb, et me peame olema valmis selleks. Ja ei ole paanika, vaid on usk, palve ja evangeeliumi viimine paljude inimesteni. See on see osa, mis tuleb täita. Aga mis saab nendest? Mis saab nendest? Mõtle, pomm lendas, 150 inimest sai surma. Mis nende hingedest saab? Oled sa mõelnud selle peale? Kas Jumalal ei ole selle üle kontrolli? Tegelikult on. Ja kui kuuled tunnistusi tegelikult, ja just sealt Lähis-Ida poolt on tulnud neid tunnistusi, kus inimestele ilmub unes valge mees. Ja nad teavad, et see on Jeesus. Ja nad hakkavad uskuma. Miks sa arvad, et nendele 150 inimesele ei ilmunud öösel Jeesus? Ja ta võttis nad omaks. Nende elud pöördusid. Ja järgmine päev nad surid ära. Ja nad on tema juures. Samamoodi röövelristil. Nad mõnitavad Jeesus seal kõrval. Ja siis ühe süda järsku ütleb, et aga tegelikult sina ei ole millestki süüdi. Meie oleme siin asja eest. Palun mõtle ka minu peale, kui sa lähed. Jeesus ütleb, juba täna oled sa minuga seal. Ja nad surevad koos. Ja see röövel on temaga. Kas tal oli aega teha ilusaid häid tegusid? Ei olnud. Kas tal oli aega minna kirikusse? Ei olnud. Sealt samalt risti pealt läks see röövel Jumala juurde. Nendest samast sõjaolukordadest lähevad selle pommiplahvatuse saatel inimesed Jumala juurde. Kas sa usud sellesse? Ja see
paneb meie mõistuse plahvatama. Kuidas on see võimalik? Miks siis peavad sellised asjad juhtuma? Jumal ütleb, usalda mind. Sa ei tea, Jumal ei kirjuta meile lahti seda, et vaata sellepärast teen seda ja siis teen seda ja siis teen seda. Vaat sellepärast. Okei, nüüd ma siis tean. Ta ei tee meile seda. Ta ütleb, sinu asi on uskuda ja usaldada. Ja õppida selles mõtteviisis käima. Ma loon teie ette üks emotsionaalse pildi. Ma räägin teile oma kassist või ema kassist õigemini maal. Mul on olnud palju kasse, kassid on erinevad. Kassid on toredad, nad on armsad, aga nende mõtteviis on niisugune, et mina olen Jumal, sina oled minu ori. Ja see, kuidas ta käitub ja kuidas ta enese keskselt käitub ja vaatab sind, see kõik peegeldab seda. Et ma panin oma kana laua peale ja ta arvas, et see on ilmselgelt, see on tema kana. Ta võttis selle ja läks sellega laua alla. Ma tegin talle selgeks, et see on minu kana. Ja siis ta ei saanud aru sellest, mis mõttes. Ja kui me mõtleme näiteks hiirte peale, nad on tegelikult niisugused nunnud, pisikesed, teravate hammastega. Nad on tegelikult närilised. Nende ülesanne on närida ja teha palju tegelikult niisugust närimise tööd, mis tegelikult võib olla väga ebameeldiv meile. Meie juhtmed on läbi ja meil kõik, mis meil seal katki võib olla, siis ära näritud jahukotis ja igal pool mujal. Aga muidu nad on ju armsad. Aga me ikka läheme paneme neile lõksu, et saaks selle närilise kätte. Võtame kassi, et ta teeks tööd, püüa need närilised kinni. Ja siis on jänkud, üliarmsad, munad, pühad, värgid, särgid, nunnu, teed pai. Ja siis on linnud lendavad ja linnud on ilusad ja ülistavad Jumalat ja siis see armas kass võtab selle linnu, tapab ära. Võtab selle jänese poja, tapab ära. Võtab selle hiire ja roti, tapab ära. Ja siis ta on mul seal, vaatab mulle uhke pilguga otsa, ütleb, et sina, ori, pead mulle süüa andma nüüd veel. Mina toidan teda kalli toiduga ja tema läheb ja tapab lihtsalt lõbu pärast. Tegelikult võiks ju mõelda sellega, et kui ebaõiglane kass paneks ta seina äärde ja laseks maha. Paneme õigluse jalule. Ma natuke keeran üle seda vinti, eks ju, ma ei tee kassile seda. Aga saad sa aru, kui me pöörame selle pildi sõjaolukordadesse. Okei, ma võrdasin praegu loomi, aga kui me pöörame selle veel inimese võtmesse. See kass teeb tublisti tööd ja tõesti on kurb vaadata, sa lasete korraks toast välja, juba on mingi laip on sul seal. Määris veel ukse verega kokku, ma ei tea, mis uskud on, aga igal juhul see oli hiireveri, mitte talleveri. Ta teeb siukseid roimategusid tegelikult ja see on tegelikult nagu õõvastav vaadata. Ja samamoodi, kui me vaatame need sõjaolukordi, kui õõvastav, kui jube. Ja kui me läheme veel nendesse olukordadesse, et sõda on üks asi, me näeme seda suurt pilti, aga kui palju toimub taustal? Inimkaubandus. Inimesed müüakse, orjastatakse, piinatakse. Ja me seisame loomade piinamise eest ja kõige selle eest, see kõik tekitab meist tohutut ülekohtustunnet ja me tahame selle õigluse jalule panna ja me tahame kaitsta kõiki sellest olukorrast. See on valus vaadata ja raske ja mõelda sellele. Aga kui me oleme Jumala mõtteviisis, siis me saame olla kuidagi lasta lahti sellest. On asju, mis sünnivad, mille vastu me ei saa palju mitte midagi teha. Jah, me saame palvetada. Jah, me saame uskuda ja loota meie Jumala peale, et tema korraldab. Ja kui ta annab sulle südamesse
Kui sa palud ja ta annab sulle südamesse minna kuhugi olukorda, siis ta saab sind kasutada selles. Ja see on hästi oluline punkt ka, et me oleksime avatud tema ees ja minna välja ja teha õigel ajal seda nii, nagu vaim ütleb meile teha. Kui me kasvatame lapsi, siis seal on ka väga palju ebameeldivad olukordi. Esiteks, kui nad sünnivad, see ei ole üldse ilus. Verd on igal pool, palju karjumist, palju nuttu, ahastust. Sa näed, et naine piinleb, ma ei saa mitte midagi teha. Kohutav. Ja siis sünnib see väike armas elu. Sa mõtled, nii armas, aga nii palju valu on pidanud olema selle taga. Nii palju verd. Ja siis nad hakkavad kasvama. Ja siis tema iseloom hakkab kasvama. Ja sa pead teda aitama sellest, sest ta on mingi hetkeni, ta on võimetu, ta ei saa ennast aidata. Ta jääb nohusse. Ta nina on umbes, ta nina läbi ei käi. Sa pead teda aitama, see nina peab kuidagi lahti minema. Sa hakkad seda nina puhastama. Ja nüüd ta karjub sul, nagu tal võetakse kehaosasid küljest ära. Ja siis mõtled, et mida ma nüüd teen? Kas ma jätan järgi? Et ma ei taha ju piinata oma last. Ei, ma pean läbi suruma sellest valust, tema karjumisest ja ma pean selle nina puhtaks saamast, et ta on eluliselt oluline tema edasi toimimiseks ja elamiseks. Ja ma kannatan selle ära ja järgmise korra. Ja siis ma näatan, laps hakkab juba ära harjuma. Et juba teab, mis talle ninna pannakse ja mis sealt tõmmatakse millegagi midagi välja ja nii edasi. Need olukorrad muutuvad. Ja lõpuks see laps on tänulik. Aitäh, et sa mu nina terveks tegid. Või puhtaks nagu. Ja siis tuleb see iga, kus nad ütlevad kõige peale ei. Ja kohutu võitlus on kogu aeg nagu vastu seina. Hakkame minema, ja siis järgmine hetk ei ja jookseb ära. Või siis sa pakud midagi. Ei. Ja siis me peame selle ära tegema. Sa selgitad tohutut selgitamistööd. Sa oled nagu korralik sükene läbirääkija seal vahel. Ja siis sa teed kokkuleppeid ja siis sa saavutad kokkuleppeid. Ja siis tema pool põgeneb ära lihtsalt sellest kokkuleppest ühel hetkel. Ja siis mõtled, meil oli kokkulepe, lähme nüüd tagasi sellesse olukorda. Et nii palju sükest nagu võitlust mitmel pinnal. Ma sattusin mõtlema neid mõtteid juba mõni aeg tagasi ja Jumal juhtis kuidagi niimoodi, et ma sattusin erinevatesse kohtadesse. Igal poolt tuleb see sama jutt mingi, kuidas me mõtleme, kuidas see viha ja see, mis maailmas toimub, see ülekohus ja kõik nii edasi. Ma sattusin Ilka Puhaka, see oli siis viimane, mis nüüd oli 10. märtsil ja ta rääkis vihast. Sellest, kuidas naabrimees oli tapnud tema isa, selle ühe pastori isa, kes vihas muutus niimoodi, et hakkas vihkama selle naist, tema perekonda, lõpuks ka tema koera. Ta viha kasvas tema sees niimoodi, et ta lõpuks oleks võinud ise minna tapma. Viha saab võidu meie üle nii tugevalt, et see muudab meid ennast selliseks. Võta liiklusolukorrad, ma ei tea, kes teist autojuhid on, võib-olla mõistavad paremini. Sa keerad kogemata kellegile ette ja temal tekib selline õiglustunne, et ta nüüd sõidab sul 10 kilomeetrit ees, pidurdab, keerab ette, teeb igast liiklusohtlikku olukorda 10 korda hullemaid kui see, mis sina talle tegid. Et sulle selgeks teha, milline saad aru sa oled. Ja see on see inimlik mõtteviis, kuidas me käitume. Me hakkame tagasi tegema. Vot see. Kohe. Näitan sulle. Aga Jumal ütleb midagi muud. Lepi ära, anna andeks, lase lahti, usalda mind, anna ta minu kätte, ära tegele ise. Õnnista teda.
Elulises olukorras niisugune olmeprobleem näiteks. Me oleme pingeolukorras, meil on palju pingeid üle, me oleme väsinud ja nii edasi. Ja siis paari suhtes näiteks tekib olukord, kus üks ütleb teisele, su hambahari on siin kapi peal jälle, ta peab sahtlis olema. Ja tüli algab. Siis kerib üles kõik, mis ta on teinud, mis ta on mulle öelnud, ja mõlemapoolselt ja mõlemal on niisugune õiglustunne, et ta peab mind mõistma, miks ma seda tegin ja nii edasi. Ja krutivad. Ja siis on see, et mis nüüd saab? Järsku emotsioonid ütlevad, kõik on läbi, me läheme laiali. Mis teed laiali lähes? Hambari! Ja mis ütleb Jumal? Otsi lepitust. Targem annab järele. Mine palu andeks. Ei, me oleme mõlemad nii jäigad, et käib üks kõva pauk lihtsalt ja kõik lendab tükkideks. See on see inimlik mõtteviis. See tohutu jäikus mitte muutuda. Aga Jumal ütleb, et mine palu andeks. Ei, aga mina olen alati see, kes kogu aeg andeks palub. Miks mina pean jälle minema? Mina olen kogu aeg see, kes järgi annab. Nüüd tema peab ka midagi tegema ju. See ei ole aus. Jumal ütleb, mine. Sulle on antud see osa. Mina olen sinuga. Ja sa jälle lähed, lepid ära. Ja suhe ei olegi läbi. Kujutad see ette? Andestus tuleb, lepitus tuleb, kõik läheb edasi. Aga kui nüüd see inimlik mõtteviis tuleb meie abieludesse ja me oleme järeleandmatud ja hoiame sellest nii kõvasti kinni, siis kui palju abielisud lõhki lendab? Kui palju suhteid, palju sõprusi, mis see jäikus kõik teeb? Mis kasu ta annab? Minu õigus, mis sa sellega saavutasid? Sul jäi sinu õigus, aga sa kaotad nii palju. Ja Jumal kutsub meid mõtlema seda teist mõtteviisi. Ja kuulama seda, mida tema vaim ütleb. Ja ma kuulasin ühte, te teate Nick, ma ütlen selle nime valesti, Vujicic, mees, kellel pole käsi ega jalgu. Tema ühte videot ja ta räägib seal ja ühel hetkel ta räägib sellest, kuidas, kui palju sa oled nõus oma usu eest maksma. Mis usk sulle maksma läheb? Ja ta toob ühe näite. Ta oli saanud kokku ühe vene pastoriga, kes oli rääkinud tal oma loo. Ja ta räägib selle loo seal. Ja see lugu oli selline. See vene pastor läks oma perega, tal oli 5 poega, naine, nad läksid kogudust rajama piirkonda, mis oli maffia aladel, mis kuulus maffiale. Ja õige pea tuli tema juurde mehed, kes ütlesid, sa pead lõpetama selle töö, mida sa siin teed, või muidu saad isegi aru, mis juhtuma hakkab. Ja kui sul maffiavennad on vastus ja nad käsivad sul midagi teha ja kui nad ütlevad, et asju hakkab juhtuma, siis sa võid arvata, mis siis juhtuma hakkab. Sul on 2 võimalust. Kas sa jääd, kannatad või põgened. Rohkem väga valikuid ei ole. Ja see pastor on Jumala ees ja Jumal ütleb, see läheb sulle maksma. Aga jää. Ja sa näed imelisi asju. Ja ta jäi. Järgmisel nädal lastakse ta poeg maha. Ta matab oma poja ja 3. nädalal õhtul tänava peal tuleb vastu üks mees, kes ütleb, küsib talt,
kas sa tahad kohtuda selle mehega, kes su poja tappis? Ta ütleb, ei taha. Ta küsib, oled kindel? Jah. Ta küsib, et aga mis siis, kui ta tahab andeks paluda selle eest, mida ta on teinud? Ja see pastor ütleb, ma olen talle juba andeks andnud. Ja see mees ütleb, mina olen see mees ja ma tahan tulla sinu kogudusse. Ja see endine mafioosnik sai päästetud. Selle ühe inimese surm muutis selle mehe elu. Neil ei mahtunud pähe, miks see pastor ära ei läinud. Ja see sama mafioosnik, kes oli see lapsetapja, läks sinna kogudusse ja ta hakkas kuulutama maafia keskel evangeeliumi. Ja paljud teised mafioosnikud said päästetud. Ja neile öeldi, te surete, me tapame teid ära. Nad ütlesid, meil ükskõik, me kuulutame. Pooled nendest mafioosnikutest tapeti. Aga tänaseks selles piirkonnas ei ole ühtegi mafioosnikut. Mis muutis? Selle pastori süda oli Jumala poole. Ja see on valus mõelda. Me mõtleme Iisaki loole ja et nii tore, et Jumal takistas selle surma, et ta ei pidanud oma ainuüksi sündinud poega seal andma Jumalale. Aga vahest mõni olukord selles julmas maailmas nõuab meilt rohkem, kui me suudame anda tegelikult. Ja meil on väga valus seda mõelda, kui ma mõtlen lihtsalt sellele, kui raske see on. See käib igast minu emotsioonist läbi ja mõtlen, miks ei võiks kuidagi teistmoodi? Ja ma tunnen, et mul on palju kasvamist. Aga see, mida imelist Jumal sellest olukorrast välja pöörab, on nii palju suurem. Ma usun, et see poeg on päästetud, ta on Jumala juures. Aga selle läbi ta päästis palju teisi. Ja Jumal tahab meie mõtteviisi laiendada, sest et me mõtleme nii kitsalt. Meie kogudusse tuleb keegi, võib-olla kuulus inimene, võib-olla keegi, kes on teinud midagi väga kurja. Ja nüüd ütleb, ma tahan Jumalat tundma õppida. Mis teeb sinu süda, kui su süda mõtleb inimlikult? Sa viskad ta siit välja põhimõtteliselt. Kui mitte füüsiliselt, siis oma mõttes, oma südames. Ja see inimene saab sellest aru ja ta ei taha tulla siia kogudusse. Saad sa aru sellest? See on südame nagu mõtteviisi muutmise koht ja see on üleskutse Jumalalt. Kui Jumal hakkab tooma kogudusse inimesi, kes on teinud oma elus väga hulle asju, siis et me neid suudaksime armastada, peab meie mõtteviis muutuma. Ja Jumal ei anna meile ennem neid, kui me ei ole selleks valmis. Ja ta vaikselt viskab meie keskele ja ta vaatab, mis me teeme. Nii et laseme Jumalal laiendada. Meie käes ei ole seda meelevalda ennast täielikult muuta, aga meie käes on otsus, kas me tahame. Jumal ei ütle niimoodi, et nüüd see on nii, nüüd hakka muutuma, nüüd hakka pihta, keera. Kui sa Jumalaga koostööd, võib-olla annab sulle tegevusülesanded ka, aga põhiline on see otsus. Jah, Jumal, ma tahan mõelda nii, nagu sina mõtled. Ma tahan teha nii, nagu sina tahad, et ma teeksin. Ma tahan usaldada sind, mis siis, et ma ei mõista, mis siis, et ma ei saa aru, aga ma usaldan, et sinu parim tuleb esile. Jah. Mul on südames tundnud püha vaimutama. Paluda sinu oli tervise eest. Olen lasknud ennast häirida, on kuulda köhimist või nuuskamist. Võime teha koos palve, et häirinud edasi liikuda ja olla terve. Kohe lõpetame ka. Ja nendel hetkedel, kus me kuuleme püha vaimu häält, et teha midagi, nii nagu
temal tuli südamesse, et me teeksime seda. Pühavaimu õhtul ma olin siin ees ja ma tundsin südames, et Jumal tahab teha loova ime, et kasvavad jäsemed tagasi. Ja ma tundsin, et see juhtub, aga ma ei julgenud astuda sammu, ma vaarisin enda sees ja ma ei tea, miks see ei läinud. Ma lõpuks läksin selle inimese juurde, aga midagi ei juhtunud sel hetkel. Aga vaimus on mingid aknad ja uksed. Kui need on lahti, siis tuleb meil tegutseda. Meil tuleb Jumala vaimuga liikuda ja selles sõna kuulmises. Ja kui Jumal on andnud südamesse ka midagi öelda ja palvetada, siis need asjad saavad sündima. Ja Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame praegu tervist üle koguduse. Me kuulutame, issand, sinu täielikku tervendavat vägest, et see kuulub Jeesuse Kristuse läbi meile, sinu vermete läbi. Jeesuse Kristuse nimel tervis tulgu meie keskele. Tänu Jeesus. Ise me täname, et sa tervendad ka meie südamed ja meie mõtteviisi. Ise ma tänan, et sa aitad meil mõelda vaimu viisil, sinu viisil, mitte liha viisil. Et sina laiendaksid meie südant märkama ja tegema sinu tahet, kuulma sinu häält, issand, ja tegutsema selles, sest me kuuleme neid jutte, me kuuleme neid unenägusid, et issand, sinu imede aeg on tulemas, sinu vägi tuleb inimestele lähemale kui iial varem ja asjad hakkavad sündima ja issand, me tahame sellega kaasas olla. Me tahame lasta oma südamed ümber lõigata sinu ees. Issand, tule, lõikame südamed ümber. Tule, kallis Jeesus, lõikame südamed ümber. Püha vaim, liigu meie keskel. Ja ma tänan, et sa aitadki üle saada nendest hirmudest. Sest hirmul ei ole meelevalda ja me ei pea mitte midagi kartma Jeesuses Kristuses, sest me oleme võidetud, kuulume talle ja me ei pea mitte midagi kartma. Ühelgi hirmul ei ole meelevalda meie koguduse üle, meie rahva üle Jeesuse Kristuse nimel. Me ei karda mitte midagi ega kedagi peale meie elava Jumala. Halleluuja, kiitus sulle, issand. Aamen.